õhtu läks teistele meestele. Nüüd ei tohi välja lasta sealt väikse ala pealt, on vaja juures olla ja survet teha. No täpselt seda ei tohi lasta teha. On jällegi siin Pedošvili Toovstiku vastu, Pedošvili tuleb ja on sealt ka äärekaitsja ülejooksu tulemas Pedošvililt, kavalsööt, jõuab kohale ja jõuab pall väravasse. Läheb Iberia 18. minutil seda kohtumist juhtima. Ja no nagu see... Aga väga meisterlikult lahendatud, hea diagonaalpall, kohe teravus. No vaatame siin, Kuraksin sinna taha posti justkui jõudmas on. Ja ei suuda ajastada, et praegu siin see kaadri algus jääb nägemata, aga kui natukene norida, siis tahaks, et Kuraksin äärekaitsena võiks kiiremini sinna positsiooni jõuda. Aga laius tahtub teist sama palju, nüüd tõesti võimas mäng ja Kollo nüüd selle kahevõitluse kaotab siin sellele Partišvilile, 17-aastasele Partišvilile, kas jõuab Grünwald, jõudis puhtalt sinna sisse või siis penaltit näitab kohtunik. Kohtunik näitab penaltit, aga see oli nüüd selle esimese või teise olukorra eest, tundub, et esimese eest. Teises olukorras Grünwald ikkagi sai selgelt puhtalt käed vastu, aga siin kohtunik paistis justkui, et viitas. Ma ei ole kindel, et ta palli mängis, sest see sööt läheb sealt edasi. Siin ei ole, aga nüüd see jätkuolukord siin, kus siis üritab justkui nagu edasi mängida. Jah, see on ikkagi vist vastase putsa nina, mis seal pallini jõuab. Need korduste kvaliteet muidugi siin sellisel tasemel ei ole selline, nagu on MM-finaalturniiril võib-olla. Nii et siin, jah, ütleme, nende nurkadalt küll midagi hästi esinen. Siin on ka nüüd vaja, aga tuleb piisavalt hea löök sinna posti kõrvale, et isegi kui Grünwald hüppas õigele poole, siis selleni Kreidal ju kaugelt lööki on, aga seal parem jalg pannakse päris kiiresti kinni. Nüüd on vaja pall kasti tuua. Alam laseb planeeriva Varjundile rinna peale, Varjund esimene puude, Kreida kaugelt! Kreida sahistab ja Kreida sahistab! Väga vajalik värav. Tuleb üks tagasi Florale ja väga vajalik ka selles. Kohe hakkas siin pause võtma 10-meelse Flora vastu. Kuraksin. Ühega on vaja viia. Senjov ühe puutega leiabki sealt Alama! Ja tuleb 2-2, Flora saab viigi kätte. Ei saa öelda, et vähemuses, sellepärast, et praegu oli 10-10 vastu. Aga Alama leiab selle koha nüüd üles, leiab Senjov tema üles ja Alama leiab selle koha üles, et see pall. Nüüd isegi vähemuses suudeti siin leida, aga tuleb siin Senjovi kiita just, et läks ühega mängima, et ei saanud vastasvõistkond siis nii hästi paika ja Alamaga positsiooni valik, et ta jäi sinna kavalalt natuke nagu välja poole hiilima ja päris hea tabamine ka, et sealt on võimalik. Tuleb esimesse posti ja Iberia saab siit kolmanda. Iberia vastab kiiresti ja nagu vastas Flora väga kiiresti sellele 2-0 väravale, mille Iberia ise lõi, vastab nüüd, kes vahetusest tuli ja pidi siin vahepeal minut aega puhkama esipostist. Ja kas see on Toni Varjund, kelle mees see justkui oli? Tundus küll nii. No hästi paneb selle